Kas siin majas on kurjust ka? On jah. No mõtlen ka, mul sässi praegu lambist. Ma siin mõtlen. Otsustasin, et ma täna olen selline. Kas on eetiline? No tore ja me oleme samas toas ka veel. Mul on niisugused külmavärgid. Me oleme tulnud ühte salapärasesse kohta sel korral ja see jääb teie jaoks võib-olla salapäraseks, aga teadke te, et me oleme väikelinnas Lõuna-Eestis ühes külalistemäes, kus on nähtud mustade juustega naist. Midagi sarnast nagu mina enne olin pikkade juustega niimoodi. Ma natuke ennatlikult lõikasin juuksed ära. Ja talle meeldib istuda täpselt siin samas selle diivani peal, oma elu või surmale järele mõelda. Aga tänane saade on eriline sellepärast, et me ei ole mitte ainult kolmekesi, ehk siis meie ja kaameramees Asko, kes ei usu mitte midagi siin maailmas, ainult armastusse, siis meil on täna erikülaline. Ja ta on mustade juustega, aga ja ka naine. Astu lavale! Greta Nete-Karpo! Ja sa lubasid, et sa teed omal püksid täis täna. Jaa, hästi kindlalt. Täna luban. Sa oled kuulnud kõiki neid lugusid, mida selle koha juhataja ja siin elav majapidaja Anna siis, jah? Rääkisid, mis olid su esimesed emotsioonid? Sa tulid mulle vastu, sa olid näost täiesti hall. Ei näo, seda aru, ma kõigepealt tulin, mõtlesin, et ai, tead, tulen siia, teen nalja, kõik on okei. No, ma tegelikult nagu ei usu mingid siukseid asju, ma ei karda nii naljalt mingid väga midagi. Ja siis kui ta rääkis, siis järjest rohkem ma vajusin sinna diivani sisse. Ja siis ma mõtlesin, et jaa, võib-olla helistan emale pärast. Emale helisti kindlasti pärast. Ja. Sa ei ole varem kunagi ühelgi tondiahel käinud? No põhjusega. No vaatame, mis meil täna saab. Patreonid said valida välja ühe meist, kes saab katsetada meie uut vidinat, ehk siis tegelikult tegemist on täiesti tavalise helisalvestajaga, aga me pole kunagi teinud saates seda, et me EVP-sid püüaksime. Tal on ametlikult esimene kord. Kas me ütleme välja, kes seda tegema peab? Ärme ütle veel. Ärme ütle veel, siis on meil endal küllatus. Heidi vist juba teab. Mina vist ka konkreetselt ei tea. No, jälle. Me vaatame, kas me julgeme soolosid teha, aga see saade tuleb ilmselt 3-osaline, sest et me jääme siia ka ööseks. Kuna see mustajuukseline naine on teada tuntud ka selle poolest, et ta tuleb ja tõmbab oma luise käega mööda su selga, nagu oli ühes kuulaja kirjas, mis on meie saates olnud. Poeb voodisse. Poeb voodisse. Hoiab jalgu kinni. Täna saab kaisutada. Lõpuks ometi. Ja mingil põhjusel otsustasin mina, et ma jään sinna tuppa number 6 üksinda, aga mul on vähemalt koer. Vaatame siis, kui koer praegu ei ole, koer ootab autos, et meil oleks võimalikult vähe segajaid. Meil on paar inimest siin majas, aga nad teavad, et me siin oleme ja me püüame siis, kui me midagi kuuleme, vajadusel kinnitada või välistada. Nagu ikka. Nagu ikka. Aga hakkame siis peale ja ma arvan, et kõige õigem koht on siit samast peale hakata. Suurepärane ootan, et näha tädi. Aga tädi veits. Tädile peab sõnad peale lugema, et ta öösel mind voodist ei tõsta üles. Nagu Conjuring või? Väga hästi. All right. Let's go! Nii, nagu ikka, siis kõigepealt paneme siia maamiine kõikjale, kus on teada, et proua liigub. Ei ole üldse tervist, me tegelikult korra juba ütlesime tervist. Mulle ei meeldi üldse, et see on klaasist uks, ma kogu aeg näen siin midagi. Ja proua, kui sa näed siin praegu neid vilkumas, siis sa võid neid puudutada ja nad hakkavad niimoodi kenasti uuesti vilkuma. Üks on õrsut. Ma ei tea, trepi peale ka või? Trepi jätkaks küll kuskil, jah? Midagi ei tööta. Ja siis siia näiteks. It's the sound of police.
ja paneme siis ka juba selle väga hea rempoodikese. Töötab. Ja seda punast tuld võite siis ka proua katsuda. Ma ei tea, kas peab teetama. Okei. Töötab. Fucking creepy hääl isegi, kui ma tean, et see ei ole. Nii, kas ma mahun teie juurde? Jaa. Paneks, jah. No nii. Tere! Heidi kohe. Kuulsin mina. Saate siis kasutada seda masinat, mis on Heidi käes, et vastata meie küsimustele. Selle nimi on Spiritbox. Ja alustaks sellest, et tere, mina olen Taki. Ja te võite öelda meile meie nimesid vastu. Kes meil siin on meiega? Kui üldse keegi on? Teiega või? See on raadioga. Me tahame öelda ka seda, et me ei tulnud see kindlasti kuidagi nagu halvas mõttes. Me tahtsime lihtsalt kontakti luua ja vaadata, kas sa tahad meiega suhelda. Sama hääle. Kui vana naise hääl on nagu? See on nagu mingi sõkke, mulle tundub nagu mees. Vanadel naistel on madal hääl. Mul tõesti on peeliks hääle kohe vana. Kas see proua on ka siin, keda nähakse tihti? Mustade pikkade juustega proua. See oli nagu on küll seal vahepeal. Miks sulle see diivani tal meeldib istuda? Nagu? See oli naise hääl. See on hea õige. Mis ta ütles? See on hea. Või sulle? On küll päris mõnus diivan. Kas oleksid kurb, kui sulle vahetatakse välja? Kas see on nagu okei, et meie siin istume praegu? See oli hea, aga see ei olnud naine. Nad plaanivad selle diivani välja vahetada. Mulle tundub, et see diivan on sulle tähtis. Kas see siis sama hääle? Siin on võtta igasuguseid pallikesi ja punane tuli ja mis su nimi on? Kas sulle sobib, et sind voodoo tädiks kutsutakse? Ei, kohe nagu ei. Aga kuidas siis peaks sind kutsuma? Vaimud. See oli raadioga, mida ajastust nagu. Okei. See nii on. Kas sa tead, et sa ei ole elavate seas? Mida sa seal toas number 6 toimuvast tead? Mitte midagi. Oleks rämedalt pea valutama praegu. Aga... Nagu mingi mees on ka ikkagi. Kes voodisse kohe? See ei ole see. Mõtle, kui friiki see oleks. Mõtle, kui friiki see oleks. Mõtlema, et see naine tuleb veel seal voodisse, kui ta kätte seal mingi
Pervo kummitus. Kes on see, kes vooditesse poeb? Kes see voodites käib? Kas teile meeldivad teile? Kas sulle meeldivad naised rohkem kui mehed? See oli nagu mehed. Meil on täna plaanis igasuguseid trikke siin teha veel. Nii, küsimus ka järgneb. Meie teame. Ma tean. Kas meil põhimõtteliselt on olemas teie... Okei, proovime niimoodi. Ma tulin. Kus sa tulid? Kus sa oled? Kui sa siia tulid, vaatasid, põrandal on need väiksed pallid, sa võid neid puudutada. Kui haige selg lubab. Sa tahad öelda, et meil on ka pärast surma selg haige või? Ei või? Ma loodan väga, et mitte. Nii, sa tahtsid mingit diili teha nendega? Jaa, ma tahtsin diilida. Ma tahtsin sellise kokkuleppe teha, et kui te lasete meil siin ilusti toimetada ja ise väga häbelikud ei ole, äkki annate võimaluse meile end näha näiteks või kuulda, siis pärast saate veini. Valuuta on igal pool sama. Ja väljatud Vello juures. Suitsud ja alkohol. Väljatud Vello juures. Väljatud Vello juures. Vello, kui sa siin praegu peaksid olema, palun, see ei ole nagu, it's not about you this time. Prooviks paar korda ikkagi mõnede nimedega, et kas te ütleksid meie nimesid või enda nimesid. Ma saan aru, et siin on 2. Mees ja naine. Okei, aga meil on veel katseid, mida me saame proovida teha. Ja, paneme selle nüüd kinni. Oli tore. Hello guys, this is my YouTube channel. We're doing makeup routine today. Your makeup routine on täna kummitustega. Pane see lõdis oma koera, see viimalt teadki see, kus te lõdistab hambaid. Jah, just, selle on panenud see vahel. Mina teen õhtu. Paistab, et kassipallid täna peale ei lähe. Vähemalt mitte siin, aga... Minu arust oli täiega teemas, kui sa need panid. Siuke tunne nagu oleks peonel. Oi jah. Kuidas sulle Spirit Box istus? Oli väga natuke palju. Natuke ilmus kõheakas veits, aga põnev. Ühesõnaga proovime EVP-si saada, kuna Spirit Box veits ei tahtnud. Ei tahtnud, nii. Aga paneks siis selle äkki põrandale, nagu profid teevad ja pärast kuuleme, et välistad igasugune enda sahistamine. Ma ei julge panna. Ma ei taha panna. Kas sa suudad istuda paigal? Mis see siis teeb? See on põhimõtteliselt diktofon. Jah, meie hääled jäävad sinna loodetavasti ka midagi, mida meie kõrvad ei kuule, sest et jällegi väidetavalt saavad tehnikavidinad üles korjata helisid, mida inimkõrv ei taba. Ja siis me saame kuulata vastuseid. Aga selleks me paneme hästi liikumatult, et meie igasugune sahin peale ei jääks. Ja mul on mõte. Nii. Teeme nii, et küsimus. Okei. Mina alustan täiesti ebaoriginaalselt. Palun öelge keegi oma nimi sinna sisse.
kas sa tahad siin olla? kui palju teid siin on? mis on sinu nimi, kui sa oled see mustade juustega naine? kas siin majas on kurjust ka? kus ruumis sulle meeldib viibida? miks sa inimestele öösel kassu poed? keda me just kuulsime? miks see kummaline tüüp siin rituaale käis tegemas? kuhu me järgmisena peaksime minema? mul on meelest läinud, mis ma enne küsisin. Küsis uuesti. kas me saame täna niimoodi magada, et keegi ei tule meid katsuma? kas sa töötasid siin pangahoones? kas me peaksime keldrisse minema? miks sa leiba loopimas käisid? kui sul on endal midagi lisada, mida ma küsida ei osanud, siis praegu on see moment. aitab küll. aitab küll. Let's go. see on vist mingi põrandaküte, mis seal plõksib. mingi siuke asi vist jah. ma väga loodan. aga panen selle mingi põrandale, nagu stopid teevad ja pärast tuleb välistada igasugune enda sahistamine. ma ei julge panna ära, ma ei taha panna ära. kas sa suudad istuda paigal? mis sa siis teed? see on põhimõtteliselt diktafon. jah, meie hääled jäävad sinna ja loodetavasti ka midagi, mida meie kõrvad ei kuule, sest et jällegi väidetavalt saavad tehnikavidinad üles korjata helisid, mida inimkõrv ei taba. ja siis me saame kuulata vastuseid. aga selleks me peame olema hästi liikumatult, et meie igasugune sahin peale ei jääks. ja mul on mõte. Nii. teeme nii, et küsimus. Okei. mina alustan täiesti ebaoriginaalselt. palun öelge keegi oma nimi sinna sisse. kas sa tahad siin olla? kui palju teid siin on? see oli mingi meeldirõõm praegu. ilusad sõnapad. mõtlesin täiesti meelest näidanud. mis on sinu nimi, kui sa oled see mustade juustega naine? kas siin majas on kurjust ka? peame ise räägima või? ei. lase tagasi. kas siin majas on kurjust ka? on jah. ja siis keegi meist ütleb midagi. aga enne oli hoopis teine hääl. kus ruumis sulle meeldib viibida? miks sa inimestele öösel kassu poed?
miks sa inimestele öösel kassu poed? Kuhu me järgmisena peaksime minema? Kuhu me järgmisena peaksime minema? Kas me saame täna niimoodi magada, et keegi ei tule meid katsuma? Kas sa töötasid siin pangahoones? Kas me peaksime keldrisse minema? Kas me peaksime keldrisse minema? Lähme tuppa number 6, ma võin Estassiga istuda toas number 6 pimedas ja te võite küsida küsimusi kas ukse taga või teisest ära. Ja siis ma vaatan, kas ma julgen sinna ööseks jääda. Toi. Oli okei. MTV Social Crib Room Tour. Siia ta siis tullakse ka issu, ma saan aru, ja siin oli siis, ma saan aru, mingi rituaale tehtud seletamatutel põhjustel. All right. Bye. Vaadake, ma ei tea, kas ma julgen veel. Kus seda sai panna, keegi mäletab? Okei. Tahtsin öelda, et tore oli. Bye. Jesus Christ. Good night sleep. Pange ise uks kinni. Oodake, ma pean siin sättima natuke. Getting ready, you know. In the mood. Okei, vist töötab. Tere. Oi, tere! Kellega me räägime? Tere. Tere! Teid on mitu tükki ikka, jah? Keegi hingas mingi naine. Kas teid on 2? Või oled sa üksi? Kas on mingi põhjus, miks te täna väga jutukad ei ole? Räägi. No, me ju räägime juba jupp aega, keegi ei taha vastata naljalt. Kas sa vajad abi? Meid. Enne küsisime, et kas siin on kurjust ka. Vastus oli, et on, mida siin kurja leidub. Kas sa ei taha meid siia? Väga sügav. Laulma. Laulma? Või hauda võis ka olla tegelikult, mingi mees. Sama siis, laulma või hauda. Kas te tahate, et me laulaks? Või käis jutt hauast ikkagi? Kella tiksumine hulluks. Seletab maha pärast, oled suured. Reisile. Reisile? Ära ole nii. Okei, kes nüüd valesti on kuidagi? Kas te selle inimese nime oskate öelda, kes teid vahendab praegu? Loomulikult. Mis ta nimi on siis?
vist ei oska ju. tema. Nimi, tema ei ole nimi. Direktor. Omamoodi direktor on küll jah. Aga see ei ole ka nimi. Kas ta oli pangadirektor? Vaimud. Vaimud või? Naine. Või see naine. Siin on päris palju naisi praegu. Me kuulsime, et üks naine on siin pidevalt, kes enam elavate kirjas ei ole. Kes ta on? Ta oli majapidajale öelnud, et talle ei meeldi. Jälle keegi naine hingas. Et ei meeldi, et me siia tuleme. Vastab see tõele või? Minu aeg. Nii, mis see tähendab? Kuulge, kui siin nii igav on, siis me lähmegi minema üldse. Jälle keegi naine hingas. Tahab. Tahad, et me ära lähme või? Väga paljud inimesed on siin näinud siin. Kas meie ka näeme? Mida sul vaja on selleks, et ennast näidata? Ei ole nii kindel. Miks need vaimud siin on? Miks te edasi ei lähe? Kas siin oli sinu kodu? Ma näen teid. Nii, meie sind ei näe. Kus sa oled? Taki. Nüüd tuli nimi ka lõpuks, jah? Aitäh. Nii, aga kus sa näed meid? Me ei näe sind. Kuidas me teame, et sa näed meid, kui meie sind ei näe? Muutke. Mida me muutma peame? Mood. Aga proovime nii, et sa koputad seina peal hoopis, kui sa meid näed. Muidu me lihtsalt ei usu, et sa meid näed. Juua või ka juua. Veini tahavad juba, jah? Ainult mõned. Ainult mõned tahavad veini. Mõlemal korral oli sama mees. See ikka on mingi mees. Alguses peale mingi mees on. Kas sa oled Dagmariga samas toas? Või oled meie juures? Kasvata. Kas sa tahaksid veini? Maisel elul on palju hüvesi. Me ei propageeri neid, aga äkki sa oled suitsust ka huvitatud. Keegi sosistas jumala kriipilt nagu get her. Keda meist? Ta nägi multipilingua. Teate, Dagmar enne ütles, et oleks hästi õnnelik, kui keegi katsuks ta jalga. Haiget ei tohi teha too. Sama palju. Langeb. Kes langeb? Mis asi langeb? Jesus fuck. Paparazzo. Mul hakkas igav juba, ma mõtlesin, et kaua võib nagu, mitte midagi ei tulnud, tuli või? Natuke tuli, aga... Hästi vähe on ja. Jaa, üsna vähe. Et täiesti nagu... Ta nagu ütles, et ta on meie, et ta näeb meid. Ja siis ma nagu siin üritasin teda provotseerida ja ennast näitama. No väga hea. Aga see ei töötanud millegi pärast. Aga provotseeriks siis kõnekesega.
nüüd me teeme vana hea kõnekatse. Ehk siis helistame ühelt telefonilt teisele ja lähme ise majast ära. Jällegi siin jäävad kaamerad valvama, sellepärast, et siin majas on ka teisi inimesi, et me saaksime välistada igasugused segajad. Second hand. No nii, sa võid meiega nüüd rääkida, me tulime majast ära. See on jälle küsimus või? Miks sa meiega üldse rääkida ei taha? Oled sa kunagi sellist telefoni näinud enne? Kas sulle ei meeldinud, et me olime seal korrusel? Mis keldris on? Kas keegi ei luba sul suhelda? Kas sa elasid siin? Kas sa mäletad, mis tunne on nälg? Ma ütlen vahel, et sa võid seda punast tuld ka katsuda. Kuidas sa surid? Kas sa oled maetud kuskile siia samma? Enne käis läbi, et see vist oli tore mõte, kui me pärast veini võtame või? Sulle ka klaasi paneme. Kuidas sul need kassid istuvad? Kas me võime ööseks jääda? On seal üldse keegi? Minu arvan selle kõne põhjal praegu, et ei ole mitte kedagi. Kõik need jutud on välja mõeldud. On nii või? Sa oled juba veinist julgust saanud. Palju. Mõttest. Mõttest just. Midagi oli nagu seal kaja või? Mis? Ei, see oli mu käsi vastu seda? Ei, telefonist. Niimoodi ju ei saa selles mõttes, et käid ja katsud ja loobid leiba ja... See oli see masin ju. Olgu siis kaja. See masin võib oljavat olnud. Vot kui juhtub kogu aeg siin mingeid asju ja meil ei näita mitte midagi. Ma ei tea, kuidas kunagi asjad olid, aga tänapäeval enam ei käi nii. No mõtlen ka, mul sässi praegu lambist.
ma siin mõtlen. Otsustasin, et ma täna olen selline. Kas on eetiline? No tore ja me oleme samas toas ka veel. No. üks mitmest minu väga võluvast omadusest. No mis iganes see oli, kas see oli kaja või mitte, aga 3 jahhi kuulsin. Ei no meiega on küpse, noh. Aitäh, oli tore teiega. No Heidil on selles mõttes õigus, et noh, kauge kõne ikkagi praegu, raha jookseb. Olgu proua puna must. Voodoo tädi. On sul veel öelda midagi? Me teeme veel katseid, sul on veel võimalust. Kas sa poest tahad midagi? Turult. Mune? Munad sobivad siis, jah? Terve rest või 10? Tosin muna? Praetult? Keedetud. Sõrdete munadega. See on mees ju. Ma ei tea, aga mul on hirmust pisarad silmas. Mul on natuke naljakas, Heidi ikka vajutab neid nuppene. Sina pead endale soolaringi ümber tegema minuga hästi. Kas me võtame soola ka? Pipart? Kas äkki tükk siga ka? Ka? Kana? Kuidas ma teen kindlaks, kas see on kaja? Pärast vaatama. Kas sa soovid magusat? Veini? Ma loodan. Palun öelge keegi, kas see oli kaja või ei olnud kaja? Kas sa tead, mis kaja on? Sa ilmselt ei tea, mis kaja on. Kas sa tead, mis kell on? Meil ei ole aega siin seda katset teha, aga kaua, kui me peame kõik need munad ja sead sealt turu pealt ära tooma. Olgu siis praegu, I guess. Mul on üks küsimus veel. Mul on selline küsimus, millele on ainult üks õige vastus. Ja kui te ükskõik kes teist vastab sellele õigesti, siis te saate auhinnaks need munad ja kanad ja veini ja kõike muud toredat. Vasko koostab shopping listi praegu. Eelmine kord oli tore. Sa vaja kuradi kana kinni püüda. Ühesõnaga, küsimus on, mis kellani müüakse alkoholi tänapäeval? Siin majas on ka pubilaadne asi, te peaks teadma seda. Ja see oli esimene kord, kui me feikisime evidentsi. Kergeme! Aga ma arvan, et meil on kõigil liiga lõbus. See oli? Ei, Kaja. Oli või? Sa lihtsalt loodad, et see on Kaja. Äkki ta nimi on Kaja? Mari? Joosep. Diana? Diana Klaas, sina? Kerto Mölder. Kerto, kus sa sinna said? Kerto! Love you. Olgu, me peame poodi minema päriselt ka. Jah, Tšau Paka praegu siis. oli lõbus. Varsti jälle, jah? Varsti jälle ei.
ta lõpetab kõne, bye bitches, lähme ära mõtle, sa magad õhtul ja siis hakkab järsku sul telefonist mängima Kirmo Murel rahvalaul. nii et paneme siis kõigepealt sinna lennuka peale. Ma olen nagu mingi, mis asi see oli, seltsidaam? Oled ja veits. Jah. Oi, mis mäng see? Tule sisse, pane uks kinni. Jah, sest see närmab koer kordab ja. No nii. Me oleme toas number 6 ja soovime teada, kes siin käib. Kes me? Näitega. Ruslan ütles. Kes on Ruslan? Ingliskeelseid ignoreeri, sest siin on ikka mingi sõnapank sees nagu. Aga me oleme nii palju eesti keelset saanud. Kas see nimi on Ruslan? Aga mis on selle mustade justega naise nimi? Kus ma olen? Kas sa ei tea, kus sa oled? Siin on kõrval on turg. Ma mõtlesin, et te tegite nalja selle turujutuga. Mina tegin. Kas sa arvad, et see on turul? Värk nende munadega oli. Mis rituaali siin toas tehti?
see inimene, kes siin ööbis, läks siit minema. Jättis maksmata. Ta pani 3 ööks toa. Ta läks lobisse, tõstis seal kõik mööbli ringi. Tal olid siin toas mingisugused kujutised tehtud ruunidest. Kas me võiksime ka foeesse minna? Miks mina? Kui see pikkade mustade juustega naine on siin, siis mul on selline küsimus, et kas sa igatsed ka kedagi? Dagmar või? Mina ööbin siin täna, jah? Aga ma ei ole üksi. What the fuck? See ka ära niimoodi. Tunneb, ma pean minema laadvalt. Me teeme veel katseid, kas te tulete meiega suhtlema? Okei, tšau praegu. Bye. Bye. Oh my god. Jesus. Jamps. Keegi on põranda jätnud pesamata. Ühesõnaga proovime siis siin toas number 6, kus tehti rituaali. Mingit kahtlast rituaali proovime siin teha ka väikse EVP sessiooni. Ja kus ma panen ta? ASMR. ASMR. Ma panen siia tooli peale. Äkki see on okei. Nii. Äkki selle mehe nimi oligi Ruslan? Kes ära joksisid või? Jah. See, kes seda rituaali tegi. Unustas oma karvi kirstu ja kivid maha ja läks. Küll. Oli ta nimi siis Ruslan? Vabandust. On hästi. No pressure. Kas selle toa juures on midagi teistmoodi kui teiste tubade juures? Siis on see, et see 6 vaata, see on ju ka mingi 666 on see mingi saatana mingi mis iganes. On. Aga siin on ainult 1 koos. Ta on rohkem mõttesid. Teised on kujuteldavad. Miks see noormees minema jooksis siit? Kas mul tuli midagi? Kas sina ajasid koera endast välja või mina?
vaata, ta ütles mehe nime. Ja vaata, ma ju rääkisin ma igas vene keeles. Ta vaatas ukse poole, mitte mulle otsa ju. Nagu sinna peegli poole minu mõnest vaatas. See sinu voodi kõrval oli peegel kohe. Jah. Mul oli mingi hea küsimus. Ma tahtsin selles osas küsida, et Grete esimest korda on täna nii-öelda kummitusi jahtimas, ehk siis teid jahtimas. Mida me peaksime tegema selleks, et me vähemalt üht teie hulgast näeksime? Kõik majatöötajad räägivad, et siin kummitab see pikkade mustade juustega naine. Ma ei usu seda. Kas nad valetavad? Kas sul on abi vaja? Kas sa elasid siin toas? Kui ma enne trepist üles tulin, siis mul oli selline tunne, et keegi on mu selja taga. Kes see oli? Proovime. Mixtape incoming. Äkki selle mehe nimi oligi Ruslan? Kes ära jooksesid või? Jah. See, kes seda rituaali tegi. Unustas oma karmi kirstu ja kivid maha ja läks. Äkki oli? Oli ta nimi siis Ruslan? Konkreetselt täielik vaikus. Nagu seal oli kuulda palju rohkem mingeid asju diivani juures. Alati on see usinus. Tütruks see musta juustega. Jah, siis on nii. Mis siis ikka? Miks ei võiks kunagi olla heledate kiharatega? Ikka unitar, sõbralik, jagab kanapeesi. Ja ei tule kaevust välja mingi Oi! Kullakene. This is the dog. Kuule see. Music video. Tsukene. Mis me teeme siin nüüd siis? Ma ei tea, kõike. Jah. Palun täpsustada. Ma arvan, et ma võiks estast teha siin. Teeme estest, aga siis... Kas Grets, oled sa valmis estest? Ma ei tea, aga see karu on ikka väike creepy nagu ma ei... Aga sa oled selleks ajaks istud sinna teise diivani peale. See nii kaugele teist või? Kus see teine on? Okei. Oota, mis me teeme? Estest, sa saad kõrvaklapid ja selle maski endale. Nagu mixtape peaks. Ja siis karjud seda, mida sa kuuled. Juhul, kui sa kuulad midagi. Muidugi raadiot tuleb ka ilmselt läbi, aga... See ongi see soolo, millest te rääksite või? Rohkem... Ei. Jumal, kui te panete mind keldrisse üksinda, ma ei tea, ma siis päriselt siin... Me ei saa teha midagi, millega sa nõus ei ole. Okei, jumal. Aga sa nägid, milline vits täna Heidi on, nii et sa võid siin mõjutada inimesi. Cheers. Me too. I'm in danger. Hey, knock it off! There's a kid back there! I'm in danger! Okei, aga siis klapid pähe ja... Hoid pähe. Aga sinu käes on? Jah.
no siin ei ole väga kuskile kellelgi tulla ega minna, nii et ma võin istuda küll siin. Tundub üsna kausaks. Tädi, ma tulen istun nüüd. Daddy! ma jälle ei olnud salvestama võetnud. Noh, aga aasta oli. on sul pimedas siin, palun. Seda teile nii, et ei jätka teksti. Nii, ja siis ühesõnaga selle mõte on see, et sorry, ma olen nii ruukilis. Ühesõnaga, et Ütled, mida kuuled? Kui kuuled? pange mingi hea džämm. Mu ingel sa. Mu ingel sa oled ainus, et tead ma pead. Ei suuda mõelda ma muust, vaid et suul mu suul ei lahku viineid ja inetuul. Rolf Roosalu on nii vänged lihtsalt. Said. nii, klapid. Siit tuleb meile teaserisse kohe. Okei. Nii, inimeste. Asperger siis. Ja tead, kui mente kaameraga. Kas võivad kohe äärele? Teate tervist. Mingi džämm tuleb vahepeal lihtsalt. Okei, teeme nüüd seal. Ka teete Karpo. Ja tema käest, tema hakkab siin vahelima nüüd, seda peab meie küsima. Ma olen nii palju asju täna teid küsinud, aga te ei taha. me ei ole vastuseid saanud midagi. Miks me vastuseid ei saa? I have no idea, aga päriselt. See on nii veider. Näha. Näha tahtsin, jaa. Tahaks näha küll, jah. Kas me näeme, palun? Aeg. Mis aeg? Millal me näeme? Mis kell? Kas on juba aeg, et teid näha või? Või mingi muu aeg? Kas sa lähed mahkuda? Me öeldame siin, jah? See on okei, jah? Siiski. Siiski oli siis teiega. Kellega me räägime? Ja sa tead, kes istub seal nende klappidega? Või sa tead, kes meie oleme? Teadsin, et meie saateni nii on või? Kui mis me kodulehekülg on, kus saab merch'i osta? Imelik. See oli imelik, et ta ei tea, mis on siin kodulehekülg. Või õnnelik, ma ei tea, mingi lõkk lõpuga oli. kikimoori.ee, sealt saab osta merch'i. Jooma. Tahaks otseselt küll. Natukene lae. Jah, tahaks. Me lubasime teile ka seda midagi. Saate ja natukene veel midagi vastu meiega. Tuba! Kas see teine kes? Või tuba? Tuba ka. Miks 6. keegi meiega ei rääkinud? Mingi ohe oli, mehe ohe nagu. Need 2. või teen, ma ei tea. Mis number oli? Lõpeta lause. Ma ütlesin, et need 4 inimest vast välja. Lõpplause. Okei, lõpplause. Minu nimi on... Nii. Peaaegu. Ma olen siin... Kus olid? Või mingi... Kus olid?
miks või oota, meil oli lõpeta lause praegu. Ma olen siin sellepärast, et oo. talle meeldib see mäng. Mis teile Grete mulle meeldib? proovime teistpidi. Meile meeldib Grete väga sellepärast, et Põletanud. Et põletan huuled on nii kuum, kui suudled mind suule. okei. Meile ei meeldi. Don't know. Selge meeldib pigem. okei, lõpeta siis selle. Aega. Mis aega sa sooviks? Et meie annaks sulle aega või? Ma võin anda aja. Ma sooviksin näha täpselt, mis kell on praegu. Vähe. Kell on palju, 22:33. Ei. Miks mõttes ei? Me sooviksin näha täpselt. Soolad teeme ära. Haag. 23:33, palun. okei, aga ma saan aru, et teile meeldib siin olla. Teile meeldivad need majapidajad siin ja külalised ja see diivan ja see on nagu kodu teile. Või siis Nopistaja. Nopistaja. Nupistaja. Mingi Ariana Grande toimub. Ariana Grande minu. Yeah. Okei, teil on viimased küsimused ja liigume edasi nende katsetega, et kas ma seda tegime ka, et lõpetan lause, ma olen siin, sest et tegime. Proovime veel. Yeah. Need kummitused after hours. Me. Ikka. jah. Mina ikkagi ei usu endiselt. So? no vot, said nüüd. Endiselt ei usu, enne kui näinud ei ole. Strong. Ma pean ütlema maailmast on kes esimestest. Stroganovle. Sorry. Läksin sinna. Kuhu? Kas sa läksid töödesse meid ootama? Järje kutsub. Supijärtsu oleks sinna praegu. Üles alla juuksed olla õiget. Okei, on teil mingi viimane sõnum sellest programmi meile anda? Kas keegi on praegu seal diivani peal üleval? Vaikusele hetkeks. Järelikult on. Ma arvan, et see on see naine, tema ei taha rääkida, tema võikib. Mis ta ei räägi? Mis sa ei räägi? Kas sa tuled meile jälgisse? Me lihtsalt tahame sinu lugu rääkida. Me oleme siin sinu pärast. Selleks, et keegi ei unustaks sind ära. Tean. Ja seegi. Aga meil on mingid nimed, ajad, aastat, põhjust. Vaigisse otse. Keegi me helistab siis on. Või ta võis meil ikkagi võitleda.
kas sa tahad, et meie oleks vait või sa vihjad sellele, et sina pead olema vait? On. Kuulsin midagi. Kuulsin ka, aga ma... Teid. Või mõtles. Okei. Sellist tänavalt olla, aga mul tundus, et tuli majas seest, aga seal poole veel panen tood kinni. Ma tahaks kiiresti minna palju õigese lükata. Või? Aga endast saab. Sellega vistasin oma puudu peale. Võib ära võtta või? Yes. Ossu Jeesus. Sa tõid meile Beatboxi. tänase päeva kõige naljakama hetke. See tuli vahepeal mingi Ariana Grande veltimine, mingi aga hästi palju oli mingeid nagu siukseid nagu pause või nagu korraks nagu vait. Kui ma kuulsin mingit hüminat, et noh, et te nagu küsisite midagi, see vait. Ja siis see, mis oli see kõigepealt või kõigile või kõik või mingi lause, see oli ainuke, mis tuli üli nagu mingi naise häälega, aga hästi palju oli mingid nagu just mingid meeshäält või nagu midagi. Jah, meile tundub siin praegu, et teda tahetakse vaigistada või vastupidi. Või siis ta näeb, et meie oleks vaid. Aga nüüd me läheme keldrisse. Oi jumal, Jeesus Maria. Päris hea valseks. Nii, nüüd me oleme ruumi, kus peiesid peetakse. Elu parim päev. Tere! Saame bussi vastu teha. Ei tule siia tulesid panema. Ei, meil on tasku lamp selleks. Kotis. Nii. Noh, siis on nüüd seansi lauake või? Siin on ainult meie, siin ära saab. Ei ole. Ma ei tea, ma ei küsinud vist seda. Ma ei usu. On ebaloogiline, et surnu kehad siia võetest. Selleks, et lihtsalt üles tagasi viia. Tõenäoliselt jah, peielauad siiski. Nii. Kuidas me istuda? Istuks laua taha. No. See pall läks uuesti tööle. Kurat! See pall läks uuesti tööle. Ei, ta kustus ära vahepeal. Okei, Heidi, mis meie mänguplaan siin nüüd on? Oh my god! Okei, aitäh! Ma arvan, et me oleme leidnud selle koha, kus kassipallid töötavad. Kas keegi rempoodi ka puutub see punane tulukas ära? Ei, ta peaks hakkama karjuma siis, kui keegi toimetab seal. Nii, minu ettepanek on see, et ma teen ka ühe astase. Tee. Oi jah, tegelikult läksid maha. Ja
kui nüüd siin on keegi uus, kes meiega veel pole kohtunud, siis aitäh, et te seda kassipalli muutusite, te võite veel, siin on veel paar tükki. Ja Heidi käes on nüüd masin, mis hakkab kohe tegema niisugust häält, kus saab anda vastuseid, kui sa oskad seda õigesti kasutada. Väidetavalt te oskate. Number. No, ütle siis üks number. 2. Mitte sina, Heidi. Vabanda. Mis toa number on, kus sulle meeldib käia? Palju teid siin on? Päevad. Aitäh. Umbes nii nagu varem. Kas töötasid siin? See on. Mis mõnud silmad julgelt teevad ikka? Kas sa oled selle majaga seotud kuidagi? Või oled lihtsalt läbi käimas? Kas sa olid külaline siin? Muidugi. Hästi selge naise hääl oli. Kas sul on mustad juuksed? Kas sina oled see naine sealt diivanilt? Pime. Seal on küll praegu pime. Siin on pimedam. Tegelikult. Ükskõik mida. Küll sa hakkas rääkima. Kas sul on vaja abi? Tahame kuidagi aidata sind. Tõesti vaikseks viskas korra. Kes seda kassipalli katsus? Kas sa saad endast kuidagi veel mingit moodi märku anda? Näiteks nii tehes. Ai. Ole. Võib-olla siis mitte nii tehes. Ma kardan. Kas sa olid puhkamas siin? Ei, meid ei ole vaja karta. Me ei tee kuidagi haiget või kartad sa kedagi teist siin. Sest meid tõesti ei ole vaja karta. Mida sa kardad? Nadi. Järgmine kord. Mis järgmine kord juhtub? Kas me peame siia veel tulema? Kuidas seal teispoolsuses see elukene on ka? On sul mõni sõnum anda meie tuhandetele vaatajatele? Kui läheb skratsiga 10 vaatajatele. Linn. Peaaegu nagu nii. Ametlikult ongi linn. Oota, teispoolsus või? Sa nii kindlalt rääkisid kaasa kohe. Ma mõtlesin nagu. Selles mõttes. Ja. Läheb nagu teine. Kas sulle meeldib siin? Mis sul takistab meiega rääkimast? Kas sa ise ei taha või? Las ta olla. Okei. Ma ei tohi siis küsida selle kohta, ma saan aru. Sama naise hääl on kogu aeg.
oled siis ikkagi sina sealt diivani juurest, jah? See oluline küsimus on praegu ikkagi see, et kas sa tahad, et see diivan jääks alles või on sul okei, kui see ära vahetatakse? Kujuta nüüd ette seda. Tulevad olijamehed. Ette? Võtavad selle diivani, mida sa nii armastad. Jesus fuck. Oh no. Viivad minema. Ja toovad asemele täiesti uue diivani, mis võib-olla on palju mugavam. Kuidas sa sellesse suhtud? Ongi. Noh, kuni olekski jah. Kuidas sa sellesse suhtud? Kolmel. Välja mu seina. Sulle meeldivad siinsed töötajad? Mitu päeva? No me oleme siin mitu päeva küll jah. Ma olen ka. Tõmbaks väikselt otsad kokku. Me anname sulle nüüd uued viisid, kuidas meiega rääkida. Palun. Jah, aitäh. Sobib jah? Veel midagi lõpetuseks? Homme. Mis see tähendab? Mõne päeva. I think it's fine. Noh, natuke parem vist oli kui muidu aine. Ikkagi oli mingi naine, kes rääkis. Ja lõpupoole paar viimast vastust oli mingi meesterahvas. Ja see pall läks ikka mitu korda põlema. Läks või? Diivani peale läks viimati, kui ma nüüd õigesti mõtlen. Küsisin diivani kohta. Okay. Nii et mul on tunne, et see on ikkagi see mustade juustega naine. Aga sellel juhul see hääl oli nagu, see ei olnud vana inimese hääl. Oli nagu pigem niisugune maks 50-ish. Mis me ütleme? Sul oli plaanid keldri kohta? Jaa. Kas sa saad telefonist Patreoni või? Vaata. Jälle. Aitäh. Vist ikkagi tahab laivi minna. Ühesõnaga, ma tegin 3 päeva tagasi Patreoni postituse. Ja enne seda ma tegin postituse, et meil nüüd on see masin. Ja siis 3 päeva tagasi ma tegin sinna postituse, et kui me nüüd lähme tondijahile, siis kes võiks sellega soolokatset teha. Siis ma panin sinna Taki nime, siis ma panin sinna enda nime ja siis ma panin sinna, mis ma 3. panin? Salapärane külaline. Salapärane külaline. Ja ühesõnaga lasin neil otsustada. Mine ära! Ma lasen täis ennast päriselt, see pall liigutada. Oota, mis see tähendab, on üks jaana siin või? 5 minutit. Oh my god, ma kassin ära. 5 minutit saa. Me võime vastu jätta siia tõu. Võime. Ja siis ma võin üksi sellest teha. Okei. Ja sa ei pea ka kuulama. Nagu... Lihtsalt küsid ära ja pärast koos kuulame. Okay. Siis ei lähe isegi 5 minutit tegelikult. Mina omalt poolt tahaks öelda, et aitäh teile, sest et muidu olen mina alati see, kes saab kõik selle enda kohe jälle. Veits brutaalne. Kvaliteetaeg. Hakkasime, okei. Mida? No tore, meie laud.
Ostad kõnnivad veits ära. On ikka luba magada. Okei, paneme selles. Üksus, aitäh teile, esimene recording, teip on. Ja ma ei saanud ju preppida küsimusi, nüüd on keeruline. Kas meid on 3 siin ruumis? Mis järgmiseks küsida, ma ei olnud üldse ette valmistunud. Kas sa tulid siia puhkama, kui sa ütlesid, et sa oled külaline? Kas sa tulid siia kaaslasega? Kas sa igatsed enda pere? Kas sa ei saa siit ära minna? Kas sulle ei meeldi, et ma siin olen? Mis õnnetus sul juhtus siin? Kas sa saad ühte palli liigutada? Mul on tunne, et Dagmar ja Heidi läksid ära, võtsid kõik kaasa. Kuukäng. Kas sa oled siin? Kas sa kardad mingit direktorit? Tegelikult see ei olnud nii hull nüüd, kui teid see mõelda. Nii, aitäh teile, panen nüüd kinni. Isegi 4 minutit. Meil oli kiire tagasi tule. Rääkisime ära. Miks teil? Panin siis kinni, kui sina, aga mitte midagi ei liikunud ega midagi. Ma ütlesin, et teen mööret ja ei teinud mööret. Ma ei tea, mul nagu saavad need küsimused, läksid otsa juba. Tea, mida küsida. Tunnen, et see vestlus on ainult ühepoolne nagu. Kuidas mul läheb või midagi. Te võtsite vist kaasa, mul on tunne. Aga mul on siis mikrit nüüd. Jah, meeles. Tavaliselt on nad jah Heidikust armastavad. Ma ei tea. Nii, aga Ma kuulame. tavaliselt ei ülbitse nii palju. Ootan siis lähiplaani. Üksus, aitäh teile, esimene recording, teip on. No ma ei saanud ju preppida küsimusi, nüüd on nagu keeruline. Kas meid on 3 siin ruumis? See oli Asko või? Kas sa tulid siia puhkama, kui sa ütlesid, et sa oled külas? See ei ole midagi ju minu arust. Keri tagasi. See oli täiesti selge mehe hääl. Oota, äkki... Ma olen siis selle äkki rahvale. Oota. Üksus, aitäh teile, esimene rekord. Umbes minut. Kas sa tulid siia puhkama, kui sa ütlesid, et sa oled külaline? Aeg on. Kas sa tulid siia puhkama, kui sa ütlesid? See oli aeg on. Kas sa tulid siia puhkama, kui sa ütlesid? Kas sa tulid siia puhkama, kui sa ütlesid, et sa Aeg on. Oli jah? Kas sa tulid siia puhkama, kui sa ütlesid, et sa oled külaline?
kas sa tulid siia kaaslasega? Kas sa igatsed enda pere? Kas sa ei saa siit ära minna? See on sina praegu või? Vaata, pane uuesti, vaata, kuulame rahu. Aeg on. Aeg on. Ei saa aega on. Mul on niisugused klaarid. Kas sa ei saa siit ära minna? See on sina, see oli mingi naine. Nope. Kas sulle ei meeldi, et ma siin olen? Mis õnnetus sul juhtus siin? Kas sa saad ühte palli liigutada? Mul tunne, et Tamare heidest ära, et võtsid kõik kaasa. Kuhu? Kas sa oled siin? Kas sa kardad mingit direktorit? Tegelikult see ei olnud nii hull, kui täitsa minna. Nii, aitäh teile, panen nüüd kinni. Sa oled väga viisakas. Oh my god, see oli konkreetselt ja... See on nii hull. Aga see ei öelda minu arust midagi, sa olid vait, ma mingi rääkisin siin oma ette. See ei öelda minu arust mulle vastu, et aega on. Saan vaadata muidugi pärast tagasi, aga minu arust see ei öeldud. Aga seal minu arust ma ei sosistanud midagi. Küsisin küsimuse ära ja ainsad kohad, kus ma midagi nagu rääkisin, oli see, kus mul oli see 2 korda. See, et te võtsite kaasa ja see, et ma ei tea, mida nagu rääkida. Rohkem ei olnud. Täitsa õige. Näise naine. See töötab. I love it. Okei. Kes järgmine on? Ma võin siis olla. Miks ma viimane pean olema? Sest et sina oled selles, aga ma ei jää üksinda mängu ainult kogu. Enne ma ütlesin väljas, et ma olen niimoodi nõus, kui te olete ukse taga, aga... Me teeme Haaskoga täna siis kõik. Jaa, meil on vaja turvameest. Katsuge siis tasa olla. Te võite tegelikult välja ka minna praegu. Aga ma midagi peaksin ütlema, takki sulle mõtlen kõvasti, et tuleks mingit sosinetust. Okei. Oh no. Nii, rekk jookseb. Kes see meesterahvas ütles Greetele, et tal on aega küll või aega on? Me kuulsime ühe naise häält ka. Miks te ei ole tahtnud meiega täna kõneleda teiste vahendite abil? Palun öelge mõni nimi. Ma loodan, et see on okei, et me siin oleme ja püüame vähemalt teie lugu jutustada. Kas teile need kassipallid meeldivad? Miks te praegu kassipalli ei puutu? Kas te läksite Heidiga kaasa?
Kas meil on õigus, kui me ütleme, et siin on 2 hinge, üks on mees ja teine on naine? Aeg on jah, aeg ei ole elu sees nii aeglaselt läinud kui praegu. Kas teie jamasite mu selle rempoodiga ka, et me teda enam välja ei saa lülitada? Nii. Issand, ma ei viidi taskul ilma jättamata. Telefoni jah. Okei. Ei tulnud kordagi hoida, sest vaata patareid tühjaks on lihtsalt ja tööle enam ei lähe. Okei, siis meil on praegu siin ainult üks kaamera. Ja valgus vähemalt siin on. Ja siis on nii. Issand, kui naljakas suur ma oled. Ma ei tea siis. Ma teen siis ühe klipi veel. Nii, mina nagistan praegu. Kas oli praegu vastus sellele, kui ma küsisin, kes tehnikaga jamab? Et iPhone praegu ära suri. Pun not intended, I'm sorry. Nad vist tulevad. Okei, tšau siis minu poolt. Aitäh teile. Tähendab, juhtus niimoodi, et iPhone pani ootamatult pildi tasku. No otseselt ilma hoiatamata. Ja täpselt sel hetkel, kui ma küsisin, kas teie olite see, kes rempoodiga jamas. Kõige ma jamas rempoodiga. Veel taga vihtu. Sorry. Kes see meesterahvas ütles Greetele, et tal on aeg? Kas teile need kassipildid meeldivad? Miks te praegu kassipildi ei puutu? Kas te läksite Heidiga kaasa? Kas meil on õigus, kui me ütleme, et siin on 2 hinge, üks on mees ja teine on naine? Mul kuumeneb üle kaamera ka. Super. Ta kuumenebki sinna. Mina sõlistan praegu. Ja mina nagistan praegu. Raske on nüüd teha, pean lihtsalt tagasi panna siia. Ma võtsin kaamera peale enda käest. Okei. Aitäh teile. Aga seda ei teinud ja mina kaasa ka. Ei kindlasti mitte. Nad vist tulevad. Okei, tšau siis minu poolt. Aitäh teile. Ühesõnaga, ma rääkisin sellest rituaalist, mida 6. toas tehti. Ja see on siis see kõik, mis jäi sellest noormehest maha sinna. Murmuks. Tal oli kaasas siuke väike kirst. Oh no. On mul krabas näinud siukest? Nii, ja siin sees olid siis ruunid, mis olid pandud mingisse kujusse sinna tuppa. Ja siin üks ruun on topitud fooliumi sisse. Sa võtaksid jah välja selle peale näita, mis ruun see on. Kiiret.
okei. ja see Jubin oli ka seal. See on soojendustorm, jah? Ühesõnaga, ma mõtlesin, et ma võtan need asjad siia nii kauaks, kui ma siis enda ringi ära teen. She's like a dangerous case. You're in danger. Täna on siuke päev ja pealegi, kui te ütlesite, et need lambid vilguvad ainult siis, kui ma siin olen, siis palju õnne. Mul ei ole kaotada enam midagi. Okei. Vaadake jälle. 3-12 tagasi, nagu sa ütlesid, seda tahaks, et 3-3. Oi, kui armas. Mulle meeldis see. Nii, see viskas ka pildi tasku. Fantastiline. Sina oled siis ainus, ma loodan, et see pildi tasku ei viska. Panen selle siis tööle. Tere! Kas keegi on veel minuga siin? Kui keegi on siin veel, siis ole hea, puutu neid pallikesi või ühte pallikest, et ma näeksin, et keegi on veel siin. Ma võtsin kaasa siia kõik, mis jäeti 6. tuppa. Siin on mingi imelik kirstuke ja ruunid. Kas sa tead, mis nendega tehti seal toas? Seal oli midagi kurja mängus. Me varsti lõpetame siin tänaseks. Praegu on üsna viimane võimalus endast märku anda. Kuidas teile tänane meeldinud on muidu? Kas te minu nime teate nüüdseks? Aga teiste nimesi? Öö hakkab lähenema vaikselt. Kas meil on siis lootust kedagi näha? Väga tahaks teie lugusi teistele edasi rääkida. Et keegi unustusse ei kauks. Me võime seda teha. Mis on kõige tähtsam sõnum, mida me võiksime edasi öelda teistele? Vaatame siis. Terve koo. See on teile. Vaatame, mis siin on. Tere! Kas keegi on veel minuga siin? Kui keegi on siin veel, siis ole hea, puutu neid pallikesi või ühte pallikest, et ma näeksin, et keegi on veel siin. They did not do that. Ma võtsin kaasa siia kõik, mis jäeti 6. tuppa. Siin on mingi imelik kirstuke ja ruunid. Kas sa tead, mis nendega tehti seal toas?
seal oli midagi kurja mängus. Me varsti lõpetame siin tänaseks. Me varsti lõpetame siin tänaseks. Praegu on üsna viimane võimalus endast märku anda. Kuidas teile tänane meeldinud on muidu? Tagasiside vormad. Kas te minu nime teate nüüdseks? No my name. Aga teiste nimesi? Aga teiste nimesi? Nädal taga oli Heidi. Öö hakkab lähenema vaikselt. Kas meil on siis lootust kedagi näha? Väga tahaks teie lugusid teistele edasi rääkida. Et keegi unustusse ei tooks. Kas me võime seda teha? Mis on kõige tähtsam sõnum, mida me võiksime edasi öelda teistele? Meie. All right. Pauk käis seal või? Päriselt või? Jaa. See ukse taga või? See ukse taga või? Ja siis ta saatis mind veel vetsu ka sinna. Loodan. Ja nagu kopp. Tule lahti või? Teie võite teha, kui te soovite. Vaata, kas Jumpscare. sul käib see või? Jaa. Ei taha ju. Ei pane nagu tuul vaata. Saatsin sind sinna vetsu. See boiler tegi head sellist. No ütleme, et see on nii. No, ma tõesti seal. Oleme hästi seal. Võtame need cupcakesid ja Jaa, tähtis kool kaasa. ära hulli või kohti. Wild ride. Oh my God. Hello. Mis tunne on? What a ride! Üsna crazy oli nagu. Eriti see lõpp. Nagu ma ei arvanud, et meil hakkab olema nii aktiivne sellal. Me püüdsime siin, kus väidetavalt teda on nähtud. Ja ikkagi me jõudsime järeldusele, et siin on vähemalt 2 tegelast. Jah, mees ja naine olid. Siin üleval on palju parem aura, vaat siin ei toimunud ka eriti väga midagi. Ja. Või nagu siin võrreldes keldriga. Keldris oli kuidagi nagu veits off või nagu ma ei tea, siuke Seal ma ööbida ei sooviks. Aga me jääme see ööseks ja kui midagi juhtub, siis me teeme uue outro. Aga praegu aitäh sulle, Grets, et sa meiega selle pöörase sõidu kaasa tegid ja ma loodan, et me ei traumeerinud sind liiga palju. Ei ole hullu. Järgmine kord, kui äkki kokku saame, läheme lihtsalt sööma või midagi.
ja ma arvan, et selle grupivestluse võib kuidagi teistmoodi nimetada tagasi. Et ei ole enam... Väga põnev oli. Nagu, ei, ma päriselt ei arvanud, et nagu nii palju actionit tuleb. Ma olin väga skeptiline ja see all, kui need pallid hakkasid juba liikuma, siis ma olin kus mu rist on? Ja ikkagi see onu ütlemas sulle, et aega on, kui muretsesid, et sul polnud aega küsimusi mõelda. See oli tore. See oli tore. See oli väga armas sellest. Väga armas, just. Tundub, et nad kõik tegelikult on siin armsad. Me ei, peale selle, kui keegi ütles, et purjust on, siis me ei teadnud, et siin oleks midagi ebameeldivat. Veel arvates see kahtlane külaline. Aga tema oli elavate hulgast. Nii et nagu ikka, tasub karta elavaid, mitte surnuid. Näeme juba järgmistel tondijahtidel. Püsige kahedad.